tere, armas Luuna siin. Ja ma tulen siia täna natukene tuulisest metsast. Et ma loodan, et mu hääl on kuulda. Ja ma tahan jagada sellist üleskutset sulle, et astu sellest stressirattast maha ja tule tunnetusse, tule olemisse. Hästi nagu tuleb selline info, et kuidas peaks olema, kuhu ma peaksin jõudma, mida ma peaksin kõik ära tegema. Et selline energia ei tööta enam. Selle baasilt asju teha ja toimetada, see on selline vana energia. Et nüüd meil on tarvis tulla hästi kohale enda sisse ja tunnetada päriselt läbi need kohad, mida ma päriselt teha tahan. Mis on minu eesmärk, häälestus ja taotlus, kui ma midagi teen, miks ma seda teen? Kas see on see, mis tuleb minu seest nüüd praegu päriselt või ma pean ennast sundima ja survestama ja tegelikult mind kutsub tegema hoopis teisi asju? Ja ma ütlen siia sellise väikese, ma ei tea, kuidas eesti keeles see sõna oleks nagu, aga inglise keeles on disclaimer nagu või selline. See ei tähenda seda, et kui sa valid midagi teha, mis on tõesti sinu kutse, et selles raskusi ei tule ja et sa siis peaksid kohe, see ei voola ja ma enam seda ei teegi. Ma ei mõtle sellist kohta, ma mõtlen, et sa üldse vaataksid üle, mida sa oled otsustanud teha ja milliseid asju sa oma elus teed. Ja vaadata, mis on see alusenergia, mis on see baasenergia. Ja ma loodan, et see on nagu mõistetav ja arusaadav, mida ma silmas pean. Et vahel on nii, et me enamasti on niimoodi, et kui me käime ka oma südameteed, siis see ei tähenda, et kõik on alati 100% tore ja voolav ja jess ja jookseb. See võib tähendada ka seda, et tuleb väljakutseid. Kindlasti tuleb. Ja tuleb asju, mis tulevad üles ja mis vajavad tegelemist ja mis on pühad nagu selles mõttes, et need ongi need asjad, mida sa pead iseenda kohta õppima, teada sa, mida sa iseenda kohta õpid ja mida sa tervendad endas ja mida sa saad nagu paremaks muuta, võib-olla toimivamaks, mis sinu jaoks päriselt toimiks. Et need on nagu olulised kohad, et ma ei pea siin silmas seda, vaid üldse seda algenergiat, et kas see, mis sa teed, kas see on see, mida sa päriselt teha üldse tahad. Et vahel, kui me lähme sellest peateest nagu kõrvale, mis on meie jaoks, meie isiklik peatee, siis kui me lähme sealt kõrvale igast muid radu käima, siis need rajad võivad olla väga eksitavad ja hoida meid tegevuses, olulises tegevuses või mingisugustes nagu tunnelites me käime ringi, aga midagi seest nagu närib, sellepärast et see ei ole tegelikult see, mida me teha tahame. Sellepärast ma kutsungi üles sind võtma paberi ja pliiatsi või siis pliiatsid, joonistustarbed ja tee enda jaoks selline ilus nagu geokarp, nagu kus seal sees oled sina ja häälesta oma elu, seadista terve oma elu ümber, mida sa tegelikult tahad teha, mida su süda kutsub tegema. Esimeseks siis süda on ju. Et vaadata üle kõik asjad, mis on sinu taotlused, mida sa soovid kogeda. Ja just nagu selle pilguga ka, et nagu kus sa hetkel oled oma loomises. Mis on, et sa näeksid,
mis on olnud sinu praegused baasenergiad, kui sa ei ole neid vaadanud tegelikult nii ausalt võib-olla ja nii selgelt, pole nagu julgenud vaadata, võib-olla nagu tahtnud, et need asjad on kuidagi ju jooksnud nii, nagu nad on ja ma olen ju kogu aeg nii teinud või see ju tundus nii too hetk, et las ta olla, vaat just kõige minu arust ohtlikum asi maailmas. Okei, ma ei tea, kas kõige ohtlikum asi maailmas, aga üks siuke väga ohtlik mõttemuster on see, et las ta olla ja siis paned kuskile selja taha nagu, aga tegelikult ta ei kao kuskile, ta jookseb alateadvuses sinu baas nagu energias, see informatsioon kogu aeg töötab. Nüüd on see aeg, kus me ei pane enam asju kõrvale, vaid me võtame selle, et me teeme need ära, et kui meile jookseb see info ja me tunneme mingi kohe ära, siis me seadistame selle endale ümber nii, et see mulle sobib. Nii, et see ei jää nagu baasi tootma seda, mida ma ei soovi, vaid me julgeme seadistada kohe ära. Ja seda saab tegelikult teha üsna lihtsasti. Nagu vahel on niimoodi, et sa märkad seda mingi tegevuse käigus, et mul tuli üles selline mõttemuster näiteks, et ma ei ole väärt midagi. Ja siis sa saadki selle, kui sul on see hetk, et sa seda teadvustad ja sul ei ole aega praegu nii sügavale minna, et sa teeksid selle mingi meditatsiooni või rännaku, et vaatad, mis seal all on, kõik need tunded. Et siis sa teed taotluse ja palve ja seadistad selle kiiresti enda jaoks ümber. Nii nagu sina oskad too hetk seda teha. See võib olla väga lihtne, näiteks kui tuli üles see, mis ma ütlesin, et ma ei ole midagi väärt. Siis sa võid seadistada niimoodi, et sa tunnetad hetke ja ütled, ma olen väärt parimat elu. Ma olen väärt kõige paremat, ma olen armastus, ma olen Jumala laps, näiteks. Ja sa võid edasi minna oma asjadega, kui sul ei ole hetkel aega, aga ära jäta seda lihtsalt sinna tolknema. Et tee endast parim, et sa saaksid selle nii palju häälestada, kui sa hetkel oskad ja suudad. Ja kui sa tunned, et see on teema, millega sa tahaksid teraapiasse minna või ise ennast tervendada, mis iganes sinu jaoks töötab, mediteerida, panna mingi meditatsioon ja minna lihtsalt selle tundega ja lubada näha endal, mida see kõik üles toob, et siis seda sa saad ka teha. Ja selleks sa võiksid selle endale üles kirjutada. Et sul on väike märkmik näiteks töö juures või mis iganes toimetusi sa teed või kui sa oled, ma ei tea, kodune toimetaja, et sa lihtsalt kirjutad kuskile üles endale, kui see on sinu jaoks oluline. Kui sa tegid selle koha ära niimoodi, nagu me siin koos tegime, et sa häälestad selle ümber, siis on ju ka eriti lahe. Aga kui sa tunned, et see on see koht, millega ma tahaksin sügavamale minna, siis see on tore. Aga ma tervitan sind siit mõnusast Kesk-Eestist ja soovin sulle imeilusat, rohelist, sooja, kuuma suve jätku ja ole hoitud, armas.